Selles videos lahendan läbi 3 kineetilise potentsiaalse energia teema ülesannet. Kirjutasin siia üles serva meeldetuletuseks ka valemid. Kineetilist energiat saab arvutada nii, et EK võrdub mv ruut jagatud 2-ga ja potentsiaalset energiat saab leida nii, et m korda g korda h. Ja see h siin on kõrgus, v on kiirus, m on mass. Mass peab olema kilogrammides, v peab olema ühikus meetrid sekundis ja h peab olema ka meetrites. See g oli konstant, selle väärtus on 9,8 newtonit kilogrammi kohta. Esimene ülesanne. Tervisesportlane jookseb kiirusega 9 kilomeetrit tunnis. Kiirusega 9 kilomeetrit tunnis on v. Tema mass on 72 kilogrammi. See on m. Kui suur on tema kineetiline energia? Ehk otsitakse EK-d. Panen andmed kirja. V võrdub 9 kilomeetrit tunnis. See on vaja teisendada ühikusse meetrit sekundis. 9 korda 1000 jagan 3600-ga. Siis on üles meetrid ja alla sekundid. Kalkulaatori. 2 nulli saan maha taandada. Tuleb siit 2,5 meetrit sekundis. Mass on 72 kilogrammi ja küsitakse EK-d. Lahenduskäiku kõigepealt põhivalem. EK võrdub mv ruut jagatud 2-ga ja nüüd panen arvud asemele. Massi asemele 72 kilogrammi korda 2,5 meetrit sekundis sulgudes ja ruudus jagatud 2-ga. 72 korda 2,5 ruudus ja jagan 2-ga. Tuleb siit 225 ja ühik on džauli ehk suuri J-täht. Teine ülesanne. Palli kineetiline energia on 10 džauli. See on EK. Pärast heki läbimist on palli kineetiline energia 3 džauli. See on ka EK. Ehk siis see on EK1 ja 3 džauli on EK2. Küsitakse, kui palju tööd. Ja on vaja kui palju tööd tegi pall heki läbimisel ja on vaja põhjendada arvutustega. Praegusel juhul meil A võrdub E-ga, kuna mõlemad on džaulides. Kui alguses oli EK1 on 10 džauli, EK2 on 3 džauli, siis järelikult see töö, mida pall tegi heki läbimisel, peab olema nende vahe. Ehk siis see töö või siis see energia, mis kulus selleks, et pall saaks hekki läbida, peab olema võrdne 10 džauli miinus 3 džauli ja see võrdub 7 džauli. Kolmas ülesanne. Leia 75 grammise õuna. 75 grammi tähendab, et mass on 75 grammi. Õuna potentsiaalne energia. Nüüd küsitakse EP-d. Kui õun on 4,5 meetri kõrgusel. Kõrgusel on selle ette öeldud, järelikult see on H. Andmed kirja. Mass on 75 grammi ja see on vaja teisendada kilogrammideks. 0,075 kilogrammi. Jagan 1000-ga. Kõrgus on teada 4,5 meetrit. Seda teisendada vaja ei ole, see on juba põhiühikutes. Siis on meil vaja veel teada G-d. G on 9,8 newtonit kilogrammi kohta. Ja otsime EP-d. Kõigepealt kirja valem. EP võrdub M korda G korda H.
ja nüüd arvutasemele. EP võrdub 0,075 kilogrammi korda 9,8 newtonit kilogrammi kohta ja korda 4,5 meetrit. Kilogrammid lähevad maha ja korrutan ära 0,075 korda 9,8 korda 4,5. 3,3075 džauli ehk siis võin ligikaudu panna 3,3 džauli. Kui nüüd on küsitud näiteks hoopis massi, et on antud mingi ülesanne, kus on antud EK ja kiirus ja sinul on vaja mass leida. Kui sellest valemist on sul vaja mass avaldada, siis mina soovitan kõigepealt avaldada m ruut ja siis avaldada edasi. Kolm võrdub 6 jagada 2. 6 saan kätte nii, et korrutan 3 ja 2 omavahel. m ruut võrdub järelikult EK korda 2. Ja nüüd on mul vaja siit mass avaldada, siis järelikult EK korda 2 jagan V ruuduga läbi. Kui tahad, siis võib niipidi ka kirjutada, korrutises ei ole vahet, kas 2 korda EK või EK korda 2 jagada V ruuduga. Või näiteks on vaja leida sellises ülesandes mass, kus on potentsiaalset energiat ja selle valemit vaja kasutada. Siis kasutad sama loogikat. Näiteks mul on vaja massi leida, siis 6 võrdub 2 korda 3. Siis võtad nii, et G ja H kokku oleks nagu number 3. 2 võrdub 6 jagada 3-ga. Järelikult M võrdub EP jagatud G korda H-ga. Ja kui sa kalkulaatoriga arvutad, siis oleks mõistlik see alumine ots panna sulgudesse, muidu kalkulaator teeb vales järjekorras sul ja vastus läheb valeks. Loodan, et sellest videost oli sulle abi.